Tere, mina olen Kaire ja aitäh, et tulid jälgima minu YouTube'i kanalit Koduõppest Kairega. Tänases temaatikas meil on põhiliselt siis kõige levinum küsimus, et kas koduõpe on Eestis seaduslik, kas ta on võimalik ja natukene põikame sisse, miks see on koolivalik nii oluline. Ehk et jah, Eestis on koduõpe täiesti seaduslik, täiesti võimalik. Meil on koduõpet siis reguleerib meil põhikooli ja gümnaasiumi seadus ja siis koduõppe ja haiglaõppe tingimuste määrus. Seda viimast muudeti nüüd 2025. aasta septembris, kus on siis oluline nüanss see, et kui siiamaani oli hindamine 2 korda aastas ehk et pool aastat ja pool aastat, siis nüüd riik pani tärmini peale, et iga kuu peaks nagu kool siis kontakti võtma perega ja uurima, kaugel nad on, mis nad teinud on, ehk et seda nii-öelda siis seda hindamist natuke kohustuslikumaks tegema ja natuke rohkem võib-olla siis koolidele survet avaldama sellega, et pered ei kaoks ära, et pered oleks nagu kontrolli all ja et kui kellelgi on raskusi või midagi, siis saab nagu kohe ka vastavalt sellele nagu tegutseda. Siis kõige olulisem ja esimesem valik on siis koolivalik. On peresid, kes on jäänud koduõppele sellest koolist, kus laps käis tavakoolis. Mina isiklikult seda väga ei soovita, sellepärast, et kui te ei saa nagu mustvalgelt paberile kõiki argumente, kõiki seda, mida kool ootab ja lisaks sellele siis seda, et mis on tema eeldused nii lapsele, kuidas ta tahab, et käiakse töid tegemas, mis valikuid seal veel kool pakub, ehk et see dialoog peaks olema siis kooli ja pere vahel aus, avatud. Tugevalt soovitan kirjalik, et hiljem ei tekiks kuskil mingisuguseid möödarääkimisi, sest et ma tean peresid ja ma olen nõustanud peresid, kes algselt jäävad tavakoolis koduõppele ja hiljem selgub, et ei lähe neil nii hästi ja kool teeb siis kõik selleks, et kas siis see pere naaseb kooli tagasi või tähendab selle pere laps naaseb kooli tagasi või siis on nagu nad nii ehk tegema valiku teise kooli kasuks. Kui see koduõpe on niisugune paar kuud kevadel enne lõppu või et kuskil keskel, jah, siis te saate nagu kooli ja klassijuhatajaga nagu kokku leppida siis need eritingimused, aga samamoodi palun pange need kõik reaalselt nagu kirja, et ei oleks nagu hiljem kellelgi midagi ütlemist ega kellelgi kuskilt midagi valesti arusaamist. Kui nüüd koolivalik on tehtud ja te valite koduõppesõbraliku kooli, minu kodulehel ja on ka nimekiri koolidest, siis järgmine samm on avalduse tegemine, et koduõppele jäämiseks on vaja teha siis, on võimalik teha 2 korda aastas avaldus, kas siis 20. augustiks või siis 20. detsembriks. Kui te nüüd valite juhendatud koduõpet, siis näiteks Tartu koolis on juhendatud koduõpe, Kaia koolis on mingit sorti juhendamist, seda tuleb täpselt üle küsida, mis neil seal on. Ja ma tean seda, et nüüd on ta Vesialliku põhikool, varasema nimega Lilleoru põhikool, et need on nagu need koolid, kellel on siis struktureeritud, juhendatud süsteem. Kuidas täpselt nendes koolides juhendamine käib, millised on sealsed tingimused, seda kindlasti küsige sellest koolist, et nagu igal koolil on natukene, mingid asjad on erinevad. Siis
et kui te tahate juhendatud koduõppele, et siis kindlasti avaldused varem ära või võtke kooliga ühendust, et kas neil on vabu kohti, et kui lihtsalt koduõppele minna, siis ka seal on laste arv, neil on nagu see makspiirang peal, aga kõik selles mõttes annab nagu koolidega nagu läbi rääkida. Nii, see on tehtud, kool on valitud, avaldus on tehtud, ma korra vaatan siit oma märkmetest järgi. Mina isiklikult soovitan koduõppele jääda siiski õppeaasta algusest, mitte kuskilt keskelt, meie jäime ka keskelt ja tagantjärgi tarkusena, seal on mingisuguseid nüansse ja asju, millega te peate siis vaatama, et te saate esimese poolaasta kaetud ja teine poolaasta jõuaks ka, et ei oleks pärast seda, et esimeses poolaastas on midagi jäänud vajaka ja pärast te peate seda kuidagi siis tõendama hakkama rohkem. Et need asjad, need on sellised väiksed nüansid, aga tuleks nagu vaadata. Nii, siis avaldus on tehtud, kool on valitud, siis kindlasti selle kooli koordinaator kutsub teid siis vestlusele. Näiteks Rakvere kool teeb vestlusi koha peal, Tartu teeb nii koha peal kui veebis. Ehk et seal on samamoodi, kui te olete valinud selle kooli, siis kindlasti võtke kooliga ühendust ja siis nemad juba juhendavad teilt sealt nagu edasi. Siis nagu eelmises videos sai mainitud, et siis individuaalne õppekava tuleb lapsevanemal koostada. Kool annab küll sisendi, aga suures plaanis on vaja ikkagi see dokument lapsevanemal ise koostada. Ja siis, kuna koduõpe on siiski lapsevanemad nii-öelda siis, kuidas ma siis ütlen, rahastada, siis see tähendab seda, et kõikvõimalikud õpikud või siis opikukeskkonnad või siis mis iganes muud materjalid, mida te nagu tahate kasutada, et siis te võite küsida kohalikult omavalitsuselt, et kas nad saavad või siis kohalikust seal, mis teil kõige lähem kool on, et kas nad on annavad teile näiteks aastaks õpikuid laenutada. Aga üldjuhul on see, et lapsevanem ostab ise vastavad siis materjalid, asjad. Minu peres on näiteks see, et matemaatikaõpikud ma ostsin. Eesti keele eksamiks ettevalmistuse ka eelmine aasta ostsin. Aga kõik muud asjad nagu käivad selle OPIK süsteemi järgi, mida on nagu hea teha ja lapsel mugav jälgida. Nii, siis koolist me rääkisime. Kindlasti on see oluline, et lapsevanem ei hakkaks tegema kooli kodus. See tähendab seda, et te ei aja last üles hommikul kell 8, nüüd hakkame õppima ja õhtus 3-4, et ei, et jumala eest ärge seda tehke. Laske laps välja magada, leppige kokku eelmine päev, mis on tema järgmise päeva nagu ülesanded või tegemised, eriti veel, kui lapsevanem käib tööl. Ehk et siis lapsel ei oleks nagu, et tal oleks nagu midagi teha. Et ta ei jääks nagu päris üksipäine, et magan nii kaua ja teen nii ja olen, et ikkagi mingisugune päevaplaan, aga et mitte niimoodi, et nüüd kella 8-9 teeme matemaatikat on ja siis teeme 9-10 teeme eesti keelt, et ei, seda palun ärge tehke. Et pigem siis ongi, et ühe päeva teetegi matemaatikat, siis vaatate kõrvale sealt mõnda liikumist või käsitööd on ja seda kombineerimist, et oleks mõnus ja kulgev, et seda tuleks nagu silmas pidada. Nii. Siis et selles mõttes veel seda juurde, et kindlasti, et kui te nüüd jääte koduõppele sellest koolist, kus te nagu praegu olete, siis kindlasti panen südamele, et kõik asjad saaksid kirjalikult. Ma seda video alguses mainisin ka, aga et see ongi oluline lapsevanemale endale, et hiljem ei oleks mingisuguseid möödarääkimisi. Ja kui te nüüd näiteks tahate ikkagi jääda sealt koolist koduõppele, aga te tahate, et koduõppe oleks mitte lapsevanema soovil, vaid et tervislikel põhjustel, siis te peate pöörduma Rajaleidjasse ja Rajaleidja siis on piisavalt pädev, et hindab siis olukorda, kas seda on vaja, mis on need varasemad diagnoosid,
ja siis rajaleidja kas siis teeb otsuse selle kohta, et jah, ta läheb tervislikel põhjustel koduõppele. Sel juhul on koduõppe kooli hallata ja rajaleidja hoiab nii-öelda siis kätt pulsil. Lapsevanema vaatest on see kohati lihtsam, aga samamoodi kõik asjad palun kirjalikult. Praegu siiamaani olen mina rääkinud teile koduõppest vanema soovil. Ehk et siis see tähendab seda, et vanem võtab selle vastutuse, vanem teeb selleks kõik, et need asjad nagu sujuksid, töötaksid ja et kooliga vestlus oleks nagu sihuke mõnus ja normaalne. Et need on nagu need asjad, mis on oluline. Nii, siis ma vaatan siia juurde veel. Riiklik õppekava tuleb jälgida. Mida saab kindlasti, kui laps käib kuskil trennis või ta käib huviringides või näiteks te võtate mingisuguse, ma ei tea, ala robotika kursuse näiteks, et seda kõike saab samamoodi ära kasutada koduõppes ka. Ja see tuleb ka kõiki kirja panna sinna individuaalsesse õppekavasse. Nii, kõige suurem murekoht on see, et kui lapsevanem leiab, et nii tore, kui laps on koduõppel, siis palun rääkige perega see asi läbi. Palun rääkige lapsega see asi läbi. Hinnake, kas laps saab aru, millest jutt käib. Sest et minu juures on käinud nõustamisel pered, kus vanem tahab, aga laps ei ole huvitatud. Või siis vanem ei taha, aga laps tahab. Et need on need, mis koduõppe läheb väga vaevaliselt käima ja seal puudub nagu see koos mõistmine, et need asjad nagu toimima saada. Et selles mõttes on hästi oluline esimene samm lisaks koolivalikule ja avalduse kirjutamisel on ka tegelikult see, et päriselt läbi arutada, kui te ei suuda nagu lapsele selgeks teha seda koduõppe, mis see täpselt on. No, mul on kodulehel olemas tasuta kõne võimalus 1 kord 25 minutit. Ma aitan teil selle lapsele ära seletada, mis see nagu päriselt tähendab. Et laps saab nagu aru, et koduõppe on siiski iseseisev õpe. Koduõppe on siiski see, et jah, ta saab toetada vanemale, vanem saab otsida talle abiõpetajat, eriõpetajat, kui vaja on, aga suures plaanis käib töö iseseisvalt. Ja kui veel lapsevanema käib tööl, siis tuleb veel leida see teistsugune rütm, mis ei ole üldse võimatu. Ma olen ise ka päris alguses, kui laps oli koduõppel, üks laps, et ma olin täiesti nagu käisin palgatööl, et kõik seda on võimalik teha. Aga siis tuleb nagu kõike seda nagu, kuidas ma siis ütlen, et tingimused kokku leppida, paika panna plaan, nii nädalaplaan kui kuuplaan, vaadata otsa siis sellele õppekavale, kuhu maani, mis ajaks tahate nagu jõuda, et selles mõttes seda sisetööd kodus on vaja nagu teha. Ja kui lapsel on tõesti motivatsioonilangused või asjad, siis pigem proovida nagu vestluse käigus nagu aru saada, mis ta on või kus ta kinni on. Teinekord on see, et talle lihtsalt ei meeldi see ülesanne, ta venitab sellega. Mis on minu ühe lapse puhul on täiesti see, et kui ma näen, et ta 2 päeva pole midagi teinud, siis järelikult on ta ülesandega nii hädas. Ja siis tuletada lapsele meelde, et ole hea, palun tule küsi. Et vaatame koos. Või kui ma ka ei oska, leiame kellegi, kes siis oskab, või siis pöördute kooli poole küsimusega, aga meil selline variant ei toimi, kuidas me saaksime selle asja nagu toimima, et kõiki need asjad, et see kommunikatsioon, et see on nagu mega oluline. Nii, vaatame siit veel, mis mul oli siin veel kindlasti vaja teiega rääkida. Ma panin endale mõned märksõnad kirja. Jah, see ongi see, et töö, lapsevanema töö ja koduõppe, et seal on võimalik tekitada seda tasakaal. Ta otseselt, ta ei ole keeruline teha, aga ta nõuab natukene siukest teistsugust plaani, et
et teinekord ongi vaja tegeleda siis kas siis nädalavahetuseti rohkem või siis mingitel kindlatel nädalapäevadel või noh, see on igal perel on oma rütm, igal perel on omad asjad, et noh, selles mõttes seda kõike annab nagu teha ja ei ole üldse keeruline, aga sellele on vaja natukene tähelepanu pöörata. Ja siia lõpetuseks siis veel näiteks, et mis siis on nagu see kõige positiivsem, mis siis on nagu koduõppe puhul nagu, et jess, et noh, see on nagu mega. Kõige suurem ja olulisem ongi see, et laps saab ennast välja magada. Ta teeb endale sobiva nii päevaplaani kui nädalaplaani, aga te peate vaatama, et sinna mahuksid siis nii õppimist, liikumist, trennid kui ka sõbrad. Ja tegelikult, kui tal on juba koolist mõned sõbrad või trennist sõbrad, siis üldiselt need sõbrad ei kao ära, kui laps läheb nii-öelda siis koduõppele, mis on minu laste puhul on nagu mega hea näide, et kõik sõbrad on nagu alles ja pigem tekib neid veel, tuleb mujalt nagu juurde. Siis teine hästi suur muutus on see, et tõesti ei pea õhtuti õppima seal. Kõik on väsinud, kõik on närvis, et hommikuks saavad kõik asjad õpitud, et seda nagu ei ole, et seda rütmi. Ja siis see kolmas hästi suur muutus on siis see kiirustamine, see ärevus, see pinge, et tegelikult leitakse kõikide asjade jaoks nagu aega. Et need on nagu sellised asjad, mis on tegelikult mega olulised. Nii et aitäh sulle, et sa vaatasid. Järgmises videos näeme ja kindlasti pane siia subscribe'ist on see kellukese märk, et siis sa saad teada, millal järgmine video üles läheb ja minu kodulehelt, mille panen siia alla kirjeldusse, et kodulehelt saate veel lisainfot ja kui on vaja, tõesti kasutage seda tasuta kõne varianti, broneerige endale kõne ja teeme selle kiiresti selgeks, et aru saada, kus te olete, mida te tahate või kuhu te üldse plaanite liikuda. Nii et aitäh ja jälle nägemiseni!